tere kuulamast podcasti ilusatest asjadest, asjade loojatest ja nende lugudest. Mina olen aksessuaaridisainer Kadri Kruus ning minu külaliseks on täna ehtekunstnik, kes armastab lisaks käsitööle oma töös kasutada erinevaid tehnoloogiaid. Laserlõikust, freesimist, 3D-printi. Tema eriilmelised ehted on saanud inspiratsiooni loodusest, aga ka erinevate mustrite lõputustest kombineerimistest. Külas on ehtekunstnik Anneli Tammik. Tere, Anneli! Tere! Aitäh, et sa tulid. Kas sul on praegu väga kiired ajad või millega sa üldse praegu tegeled? Alati on kiire. Alati on kiire. Et tegelen ikka, teen oma ehteid. Aga alustame algusest, et kui sa peaksid ennast tutvustama täiesti võõrale inimesele, siis mida sa teed ja kes sa oled? Mina olen ehtekunstnik ja teen ehteid inimestele. Kas sa teed jähteid pigem igapäevaseks kandmiseks või vahet ei ole? Või kus sulle meeldib tegeleda selliste ehetega, mida inimesed saaksid kanda iga päev või pigem sulle meeldiks töötada mõne sellise suurema projektiga või erilisema projektiga? Pigem ma rohkem tegelen igapäevast, selliste väiksemate või nagu tarbeehetega võib siis nii öelda. Aga vahel tuleb ette ka see midagi eksklusiivsemat ja suuremat. Midagi sellist, mida sa teed ainult ühe korra ja mida rohkem. Nagu sellist eritellimust, aga kui on seeriatega tegemist, siis ta on ikka selline igapäevasem. Aga alustame päris algusest. Kuidas sa üldse jõudsid ehete juurde ja kus sa seda õppisid? Peale keskkooli läksin kunstiakadeemiasse, aga tegelikult läksin kõigepealt õppisin aasta nahakunsti. Õppisin aasta ära, siis tundus, et see pole päris õige ja läksin üle metallikunsti. Aga sa läksid täitsa teadlikult EKA-sse, sa tahtsid lihtsalt kunstiakadeemiasse õppima minna või oli see kuidagi, et sa teadsid juba varem, et sa tahad sinna kooli minna või kuidas? Jaa, seda ma olen ikka kogu aeg juba nagu lapsest saati teadnud, minust peab kunstnik saama. Nagu joonistanud ja maalinud ja käinud kuskil kunstiringis. Aga pigem selline tarbekunsti ala, tarbe poole, et ma päris selliseks suureks kunstnikuks ei osanud tahta. No jaa, see oleks muidugi väga huvitav, vaata praegu, kui sa nahaga tegeleks. See oleks mõnes mõttes nagu, ma tahaks küll näha seda, kuidas... Ma tahaks tegeleda. Aga sa võiksid ju täiesti praegu. Mul on isegi nahka, aga mul ei ole aega, ma ei jõua. Nagu on mul selline tunne, et kui ma pensionile lähen, küll ma siis teen. Aga võiks täiesti, minu arust see oleks nii selline... See oleks kuidagi... Minul endal muidugi oleks väga huvitav näha, et inimene, kes on töötanud pikalt teise materjaliga ja nüüd tuleb naha juurde tagasi. Aga miks sa nahast üldse ära läksid? Tol hetkel tundus, et on igav. Et see on kuidagi tundus, et on igav, et ma nagu tahtsin millegi muu poole nagu püüada. Võib-olla see tuli liiga kiiresti, liiga lihtsalt kätte või see tundus sel hetkel igav. Ja nüüd, kui ma olen mõelnud, et metall ei ole mulle nüüd pikkade aastate jooksul korda igav tundunud, et see ilmselt oli õige valik. Kuigi ma nüüd on olnud, mul on igasugu mõtteid olnud ka just näiteks naha alal, et võiks teha seda või teistega. Need on veel ilmselt saladused, on ju? Jaa, ei, Neid ei julge rääkida. Kuulen pärast. Siis, kui mul on uus konkurent tulnud taal. Aga mida sa tegid seal? Kas sul mõni nahatöödest on mõni eredalt silma ka jäänud või meelde jäänud, mida sa tegid kooli ajal? Kooli, ma ikka tegin igasugu imelik asju, aga ma ikka olen alati kõrvalt ka teinud igasugu asju, mingid kotte teinud ja selle ajal tehti nahka midagi saada, tükkidest asju tehtud ja vesti tegin endale vennale ja selliseid. Selliseid ikka tarbeesemeid, et pigem sa nagu oled oled sa nagu selline kunstnik, kes tahab teha selliseid esemeid, mida saab kanda. Ja midagi käivitab nagu selline see... Et kui sa disainid või kui sa lood, siis sa näed, et inimene paneb selle enda külge. Jaa, ega see kapi otsas või kuidagi karbis seismine, see mind inspireerib väga küll. Okei. Aga kus sa inspiratsiooni otsid? Või kas sa pead üldse otsima? Ütleme, et kui sa nüüd, me enne natuke rääkisime siin ja rääkisime sellest, et tegelikult sa igal aastal teed uue kollektsiooni. Et kas sa pead selleks inspiratsiooni otsima või tuleb see sul nii, et nii, nüüd on see olemas?
mõni aasta tuleb täitsa nii, et nüüd see on olemas mul peas, ma tean, nii kui ma aega leian, ma nagu vormistan selle, aga siis teine aasta on see, et ma tean, ma võiks või peaks tegema, keegi ei nõua, aga mul on omal mingi selline tahtmine, et ma tahaks selle teha, et siis peab nagu rohkem ennast sundima selleks või otsima seda õiget asja. Aga mõned seeriad on just need, et siis ma mõtlengi, et kuidas mul seekord on nii raske, kui nagu eelmine kord see tuli iseenesest nagu. Aga kui mis sul hästi raskelt on tulnud, äkki see on mõni seeria, mis on tulnud raskelt? Ei, ma parem ei ütle. Ei ütle, aga mis on kergelt tulnud? No see esimene sari või see spiraalisari, see nagu, kui ta tõesti nagu keeras ennast ise välja, nagu, et see nagu oli hästi sükene haarav. Ja üldse nagu see mustri teema, nagu, et kui on nagu mingi muster sellega seotud, et siis see on hästi kuidagi, see tõmbab ennast endasse, ma nagu ise lähen hästi käima sellest. Et kui on mingi nagu objekt, või kuidagi, mitte nagu selline piiramata pind, vaid kuidagi on piiratud, et siis on mul omal ka raskem. Kuidagi nii siis öelda, et see, kes tahab väga uurida neid erinevaid sarju, et siis saab. Kui näiteks sa töötad nende erinevate sarjadega, sul selles ühes sarjas on tegelikult väga palju erinevaid materjale, näiteks selles spiraalisarjas, et sa oled kasutanud plastikut ja metalli ja need tegelikult ka need tooted on sul väga erinevad selles sarjas, et kõrvarõngastest kuni kuuma alusteni on sul, on ju, seal, et siis mis materjal sulle kõige rohkem meeldib või kuidas sa näiteks jõudsid üldse plastikuni seal spiraalisarjas? No ilmselt sellest, et kui nagu mingil ajal veel metalli ei saanud näiteks teha, sellel näiteks kas metalli saanud lõigata laseriga või et kuidagi see elu ise on seda tinginud või nagu üks on viinud teiseni. Ma ütlen ka vahele, et me räägime tegelikult kõrvarõngastest, mis on 3D prinditud plastikust, on ju? Need plastikust, tõesti need, jah. Annas spiraalisarja, ma olen täiesti erinevate tehnikatega juba ammu, nii et see on siis fotosöövitus, laserlõikus, 3D print, võib-olla midagi veel. Käsitsi oled ka ühtest teinud, et selles mõttes on nagu palju neid. Sa oled pigem selline kunstnik, kes... Ja freesimine ka. Aga tegelikult sa töötad ju kätega ka, et sa teed ka ise käsitsi, et no ma teen nagu, kuna mu need mustrid või need motiivid on nii täpsed, et sa käsitsi seda ei saa teha, et siis ma teen nagu ette omal mingisugused motiivid ja siis sellest nagu töötan. Et mul ei ole õnnestunud teha sellist sarja, ma olen ikka nagu unistanud sellest, et oleks miskit, mis umbes tulebki nagu vorstil lõikad nagu lati küljest juppe maha, et ongi kohe valmis, et ikka nagu see käsitöö on üsna suur osa sellest igast asjast, et ikka peab nagu kätt külge panema. Aga sulle meeldib see osa, et sa arvutis joonistad pikalt ja, mulle meeldib. Ja sa teed seda ise, et see ei ole muidu teeks keegi teine ilmselt. Aga kui sa teed enda asju, siis sa töötad ka üksinda või on sul keegi abiline? Üldiselt üksinda, vahest arva on keegi abiks. Lihtsalt on nii kujunenud. No enamuses on ikkagi see, et kui ma teen midagi uut või kuna nad on kõikiga natukene erinevad, et ega ma ei saa väga kedagi liigilastega niimoodi, et tehtagu see nüüd 100 tükki valmis on, et see on nagu sükene, see ongi ilmselt see, mis teeb selle asja isikupärasemaks. Mis see kõige suurem tellimus üldse sul on olnud? Kas kõige suurem nagu tükiliselt? Ma mõtlengi tükiliselt, et kui sa oled pidanud tegema, sest ma tean, sa oled tegelikult teinud, sa oled väga palju teinud ka selliseid ehteid, mis on läinud kingitusteks Eesti riigi poolt. No see ilmselt oligi hästi suur tellimus, kuni Mansetinööp ja Pross oli siis kõikidele Euroopa riigipeadele, see oli tõesti mingi 40, ma arvan, oli see kokku. Ja see lühikese aja jooksul see oli üsna nagu suur väljakutse. Ja tegelikult töö käib sul niimoodi, et sa alguses kavandad arvutis, siis on sul mingi sellest mingi protsess või mingi osa, mis kas siis freesitakse või lõigatakse või tuleb 3D's ja siis sa paned sinna lõpuks veel oma käed külge. Ja, just, et lõpuks ma pean nad kõik selle tükid kokku saama nagu omavahel. Aga sa unistad, et saaks nii, et sa ei peaks käsitsi... Ei, mitte kõikide asjadega, mõni asi võiks olla nii, et ma ei pea nii palju nagu käsitsi kallal olema. Et mitte, et see nüüd oleks minu suur unistus, et ma ise ei peaks midagi tegema, et siis kaob nagu minu mõte ära. Et siis võib selle ju Hiinast tellida. Aga kas lihtsam ei oleks Hiinast tellida? Ei ole sa mõelnud kunagi selle? Ei ole mõelnud. Mulle tundub see liiga keeruline. Liiga keeruline. Distants on liiga suur, et ma küll tellin erinevatest kohtadest asju, aga see
aga kui inimene tahaks sinult sellist üksikut tehet tellida või osta, siis ta peaks tulema sinu juurde stuudiosse või kus sa üldse töötad või kuidas sa töötad? Meil on oma stuudio 4 ja siis jah, need, kes tahavad, need leiavad meid üles. Hobusepea on teil on ju? Seal meid on seal palju, aga meil on 4 on oma tuba. See Hobusepea on üldse üks selline tore koht, ma eile just külastasin seda, kus on väga palju ehtekunstnikke endale pesa leidnud, et kui keegi, ilmselt teil vist on nii, et kui keegi tunneb Eesti ehtekunstnike vastu huvi, siis tuleb sinna ja sealt majast ikka kedagi leiab. No üldiselt ilmselt nii on, et nagu kui keegi on juba ühe juures käinud, siis teab, et keegi seal. Kas sul on enda ehetest mingi eriline lemmik? Mingid megalemmikut ei ole kindlasti, üks lemmik on alati nagu värske asi, et ma alati kannan neid uuemaid asju ja proovin, aga nagu ilmselt nagu see, mis läbi käib igalt poolt, on ikkagi see spiraalisari, millest ma tegin ka magistritöö ja sealt nagu kõik algas. Et see on nagu vahepeal nagu ära kadunud ja tagasi tulnud, et seda ma pean ilmselt nimetama niisuguseks refrääniks. Aga kui sa mõtled oma klientide peale, siis mida tavaliselt nemad küsivad hästi, kas mõni selline ehe või sari tuleb sealt ka välja, mida nad alati küsivad? Küsitaksegi erinevaid, aga kui klient, kui on mõni kliendiga siis ta väljakutse, et ma tahan seda teist või kolmandat, siis selle peale nagu see käivitab, et ma mõtlen midagi uut ja ägedat välja, sest keegi tahtis midagi. Et nad tulevad tihti ka mingi sellise kui on nagu mingi, eritellimusega. Kui näiteks või on püsikliendid, kellel on juba palju minu asju, et aga ta tahab veel midagi, et siis ma ei saa ju teha nagu seda, mis tal juba on. Et siis nagu võib midagi täiesti uut nagu Vaata kui hea, et sa seda räägid praegu, mul on väga palju sinu ehteid, ma üldse olen, tegelikult mul on üldse väga palju Eesti moedisainerite ehteid, sellepärast, et see põhjus on väga lihtne, sest ma siin mõned aastad tagasi avastasin, et mul ei ole nii suurt rahakotti, et investeerida ja siis ma otsustasin, ma investeerin vähemalt Eesti disainerite ehtekunsti. Ja sellega mul on kogunenud selle aja peale väga suur selline kogu, sinu ehtid on seal ka palju, aga ma pean ütlema, et kui ma praegu vaatasin seda täna hommikul, siis seal on kõik seeriad peaaegu et esindatud, nii et peaks tulema sellise uue mõttega su juurde. Aga mis su kõige viimane seeria oli, mis sa tegid? Kõige viimane oli nüüd, eelmine jõul olid lumelilled, mis on nagu see on nagu tegelikult, see siiani tegelikult, see on nagu selline elussari, et see nagu veel täieneb, et ta ei ole nagu valmis või et ma teeksin ainult ühtseid asju, vaid see tegelikult paralleelselt millegi uuega, mida ma mõtlen, et see nagu läheb edasi veel. Ma ütlen kuulajale ka, meil on mõlemal need kõrvas praegu. Ma teen pärast pildi, siis on näha, et millised need välja näevad. Aga kui ma vaatasin täna su ehteid, neid lumelilli ja siis seal olid sirelid ja siis mul endal tundus, et sind on väga palju loodus inspireerinud. Jaa, tõenäoliselt, et see ei ole mul nagu taotluslik, aga ilmselt kuna see on mul nagu ümber, et siis selle ma ikka vaatan ringi ja sellesse. Aga kui sa teed tööd, et kas sa teed siis mingi moodboardi või kuidas sa üldse töötad? Või sa pigem oled see, kes võtab materjali kätte ja hakkab nagu kohe materjalis töötama või sa lappad mingid ajakirju või sa hoopis joonistad? Erinevalt, et kas sõltubki, kuidas see on, et kas ma teen mingid katsetusi, proovin materjalis või siis kui on ikkagi mingid sellised nagu joonisega seotud asjad, siis ma teen ikkagi arvutis või nagu otsin seda mustri imet kusagilt. Aga sa pigem ei joonista mitte käsitsi, vaid just nimelt arvutis? Joonistan käsitsi ka ikka. Mingi kui ta mõte, et siis ma nagu joonistan nagu käsitsi läbi, et kas on üldse mõtet sellega minna arvuti taha. Et kas ta töötab nagu mul silma ees. Ja kui sa parasjagu tööd ei tee või mida sa siis teed? See on midagi muud. Ega mul igav ei hakka. Et siis ma pean tegema kodus igast asju või sõpradega midagi tegema või nagu... Vabal ajal? Mis see vaba aeg on? Vaba aega ei ole. Ei ole vaba aega. Ma tegelikult üritan hirmsasti tüürida sinna, et ma tean, et sa armastad õudselt reisida. Sellepärast ka vaba aega ei ole, et see on ka nagu see... Et see ei ole vaba aega, et see on... kuigi ma olen ennast vabaks teinud, et see mul võtab ikka mitu päeva aega, et ennast nagu kõigest sellest vabaks saada, mis mul nagu igapäevaselt ümber on, et koerad ja lapsed ja kõik nagu laiali kanda.
Su viimane reis oli väga eksootiline. Räägi sellest reisist. Käisime Kasahstanis mägimatkal. Seljakottidega? Sa tihti reisid niimoodi? Ei ole käinud niimoodi 20 aastat vähemalt, aga tuli nagu selline tore pakkumine ja tundus, et tuleb vastu võtta ja ei kahetse. Ei kahetse? Mis see reisi sellised highlight'id olid või mis kõige rohkem kuidagi meelde jäi? No, et me ennast ikka nagu kuhugi tippu vedasime ja et me olime sellisekkeline, meil õnnestus olla täiesti üksi nädal aega, nagu et me ei näinud mitte kedagi, kõndisime mööda mägesid. Nädal aega, et ei näinud inimesi? Et see oli nagu, et oli valitud just sellised rajad, et nagu meie matkajuhid. A söök oli siis teil kotis või kuidas? Ja ikka omal kõik kaasas, et... Ja vahepeal lõkke peal tegite süüa või kuidas see... Ja no nagu see matka värk vaata siuke linna inimene absoluutselt kujuta ette. No, lõkke peal täna palju tehta, et ikka on need balloonid ja värgid ja kõik on nagu, kõik on, tänapäeval on kõik väga täpselt välja nagu arvutatud ka nendel matkajuhtidel. Et teil oli koha peal keegi matkajuht ikkagi, kes seda vedas? Koha pealsed nagu siuksed tead ja mehed olid. Aga kordagi ei tekkinud sellist tunnet, et ei taha minna või ma tean, et sa oled täiesti linna inimene, et kuidas, kas see oligi mõte panna ennast niimoodi ebamugavasse? Põhimõtteliselt küll jah, et sest et see nagu ei, no, aga nagu ma olen juba nagu otsustunud, et siis ei olnud, et siis ma ikka nagu oli eesmärk, et minna ikka lõpuni, et see oli nagu, see ei olnud ka nii pikk, et ma ei pidanud pool aastat matkama, et see oli nädal aega. Nädal aega Kasahstanis, jah? Jah, no see matk oli kestis umbes nii palju, et me vaatasime seal linnades ka ringi, aga see matk oli põhiline. Aga need reisid, need on pigem, miks sa neid ette võtad ka inspiratsiooni pärast või see on lihtsalt, et argielust välja korra? Jaa, just ikka, me just otsused inspiratsiooni pärast, inspiratsiooni oli, sest kõik ju inspireerib, aga et just, et oleks mille nimel elada. Et on midagi ägedat ees ootamas. Kas sellest Kasahstani reisist tuleb ka mingi seeria või kandub sealt üle midagi? Mingil hetkel ma arvan küll. Juba varsti või kas sul on juba nagu midagi mõttes või ei ole sest niimoodi? Seal koha peal oli küll tundus, et oli täielik blackout, et nagu pigem õnnestus nagu mitte millelegi mõelda või nagu ennast nagu sealt rutiinist välja saada, aga ma arvan, et see nagu talletub kuhugi sellesse kuklasse, kus ta pärast siis ettepoole trükib. Ja mingi hetk on tunne, et saad aru, et sealt tuleb ära tundmine, et sealt ilmselt sai see alguse või mingi hetk lähevad nagu need otsad. Kui nagu ainult rutiinis olla, et siis see nagu ei tule nagu midagi. Et siis... Milline üldse näeb üks täiesti tavaline päev su elus välja? Hommikul ajan ühe lapse üles, saadan kooli, siis ajan teise üles, lähen lasteaeda, siis õnnestub natuke tööd teha. Koertega käin väljas ka. Siis õnnestub natuke tööd teha, siis korjan kõik lapsed jälle kokku ja siis sebime kodus ja siis vahepeal võib-olla õnnestub käia kuskil teatris või kinos ja see tavaline päev on lihtsalt siuke sebimine. Siuke sebimine. Sul on 2 koera. Kas nad käivad siuke tööl ka kaasas? Harva. No nagu ega nad ei viitsi, läheb tüütuks, nad ega tahavad minna kuhugi mujale või nad ei taha seal tööd teha. Sul keeruliseks ei ole enda elu teinud niimoodi, et... Ilmselt olen, aga nagu muidu oleks ju igav. No ja ei seda ka. Kas sinu koerad, su lemmikud on ka sind inspireerinud ehteid looma? Jaa, see on olude sunnil, et ikka inimesed nagu, see on selline gruppi kuuluvus, et kas ma olen taksiinimene või mis, et siis... Sul on taksid, nagu ma aru saan? Mul olid taksid ja nüüd on mul üks on taksi ja üks on Austraalia terrier. Aga no takse sai küll tehtud, nagu oli palju taksisõpru ja siis olen teinud küll taksiehteid. Nii, ma tulen järgmine kord sinu juurde Prantsuse Bulldogi sooviga. Ja seda ma pole veel teinud. Neid ei ole veel teinud. Austraalia terrieri olen ka teinud. Oled teinud? Nii, siis ma juba tean, mis järgmine projekt on. Väga tore. Aga kui sa niimoodi üksi töötad oma töökojas, selles mõttes, et teid on küll seal mitu, aga ma saan aru, et ikkagi hästi palju päevast oled sa üksi, küll loomadega, aga nemad ei räägi sulle vastu, kuigi nad on väga toredad kaaslased. Kas sul igav ei hakka? Ei otseselt igav ei hakka, aga ikka selles mõttes nagu seltskonda ikka tahaks, et siis ikka sa käid sõbrannadega kohvikus või, aga siis väga tore väljund on, et käid korra nädalas laulukooris, siis on nagu näed kohe rohkem inimesi, et see gruppi kuuluvus on hästi oluline, et ma ei ole kogu aeg üksi, vaid ma olen nagu... Aga kus laulukooris sa laulad? Ma laulan Veronika Portsmuthi koori akadeemia kontsertkooris. Aga käisite laulu peal ka? Käisime laulu peal, muidugi.
jaa, ma see tean, oli minu esimene laulupidu, kus ma käisin laulma. esimene laulupidu, ja ma tean, Muidu on läinud et untsu. sul on ehete hulgas ka imeilusad prossid. Kas teil olid laulupeol need prossid teie kooril? Ja päris paljudel olid ja siis seda märgati siis teiste lauljate seast, et üks Austraalia koor oli väga imestunud ja tahtsid endale ka natuke loostu sooritamiseni jõudnud ja mul koha peal see enam kott oli juba tühi, aga võib-olla jõuavad veel jaa, tagasi just, ringiga. et reklaam on tehtud, et selles mõttes oli tore. Ma tean, et minu üks kott on näiteks rännanud Austraaliasse, see on üks kõige kaugemaid kohti, kus mu looming on, kuhu ma enda loomingut olen saatnud, aga mis sul kõige kaugem riik on või koht, või kas sa müüd kuskil eksootilises kohas oma ehteid? No, praegu ma tegelikult müüngi ainult 2 kohas välismaal, minu enda teada, ma arvan, et see nii ei ole, et on Jaapanis ja siis on New Yorgis on ka ühes poes ÜRO seal peakorteris. ÜRO peakorteris. Ja Jaapanis on kus? Jaapanis on, meil on edasi müüa ja siis on erinevates kohtades, on müüvad nagu need pop-up poode või sellised, et see on nagu läbi aasta kogu aeg on olnud nüüd 1 aasta, täpselt aasta sai täis. Jaapanlastele meeldivad? Tundub, et meeldivad, kui nad nagu siiamaani, tundub, et see läheb nagu selles mõttes hästi, et tõusvas joones. Imeline kuulda. Kui mul on veel teine kiiks, et kui ma tegelikult liigun ringi või ütleme, istun näiteks trammis, siis ma tihti vaatan inimeste kotte ja mul isegi tihti nagu käsi tõuseb, tahaks kattuda, mis materjal on ja kuidas mingisugused funktsioonid töötavad ja nii edasi. Kas ehtekunstnikul on sama? Kas sa vaatad, jälgid ka, mida inimesed kannavad? Jaa, no see jääb ikka silma. Alati kõrvarõngad ikka vaatad, sõrmusid, see mis nagu seda ma olen ise märganud. Esimese asjana vaatad ja, ikka... on esimese asjana või see on nii, et see nagu jaa, on tulnud ka ette nii, et ja see, et ma nagu vaatan ehet ja kui ma näen teda uuesti, et siis ma nagu tunnen ta ära selle ehte järgi. Et see oli see klient, kes käis su juures pool aastat tagasi. Kui nagu kusagilt kõnnimust mööda või siis võib tulla ette küll, et ma vaatan nagu just mingit ehet, kui see on nagu silmatorka või meelde jäävad siis. Aga mis tunne see on, kui sa näed enda ehteid? Uhke tunne ikka. Uhke tunne. No, äge, et need on jõudnud massidesse. Ja mõnikord on, mul endal on mõnikord naljakas vaadata või kuidagi, mitte naljakas, või see vale sõna, aga huvitav vaadata, kuidas inimesed neid kannavad või kuidas nad kokku panevad erinevaid riideid ja aksessuaare ja ehted, et see on nagu selline omamoodi, et... Ja vahel ma olen tahtnud, vahest on, kui kellelgi on midagi väga nagu pusasse või nässu läinud või on mustu, siis tahaks öelda, et kulge, tulge, et ma teen puhtaks. Oled sa öelnud? Ei ole. Ma ükskord kusagil üritusel vaatasin, kellelgi selja tagant vaatan, et nagu, ma nii väga tahtsin öelda, aga ma ei julgenud öelda, et ta oli nagu päris uhkele üritusele pannud nad kõrva ja nad olid nagu lihtsalt ilmselt ära kantud. Aga siis ma ei öelnud, ta ei ole kahjuks tulnud neid nagu parandama ka. Kas sul on tööga seotud ka mõni unistus, mida sa väga tahaksid teha? Üsna lihtne unistus, et ma saaks teha seda, mida ma tahan teha. Et ma ei peaks tegema mingeid, ilmselt mul on nagu päris hästi, ma üldiselt ikkagi teengi neid asju, mida ma tahan teha. Et ma nagu, kui on mingid mu enda sarjad, mis mulle enam ei meeldi, et siis ma lihtsalt teen neid vähem ja siis neid nagu tahetakse ka vähem, aga ma tahaks lihtsalt teha seda, et võib-olla tahaks teha rohkem lihtsalt midagi, mis ei oleks nagu müügiks, vaid lihtsalt teeks, et ma tahan teha midagi. Rohkem kunsti? Võib-olla või kuidagi nagu rohkem mõelda millegi, midagi sellist mitte müügiks, ütleme nii. Et mitte mõelda selle peale, et kas see läheb müügiks. Jah, et kas see tuleb nüüd tagasi. Just, et kas mu aeg on nagu kasulikult kasutatud. Et see on ilmselt nagu, et oleks rohkem vaba aega ilmselt. Saaks rohkem tegeleda sellega, millega tahaks tegeleda. Aga kui sa ei oleks ehtekunstnik, mis sa arvad, kes sa oleksid siis? Võib-olla oleks nahakunstnik. Seda vastust ma kartsin. Aga üldiselt ja raske öelda, ma olen vahel mõelnud, kuna ma ei ole mitte kunagi käinud tööl, nii-öelda tööl käimise mõttes. Et ma olen nagu vahel mõelnud, et tore oleks käia, äkki oleks tore käia tööl hommikust 8-5 ja pärast nagu... Aga sa ei ole mitte kunagi teinud seda? Ma ei ole kunagi käinud tööl, mina olengi see, kes pole kunagi otseselt tööl käinud. Lihtsalt terve elu tööd teinud. Aga sa võid proovida niimoodi, et sa teed endale, et sa pead olema 9-5. Eks ma olengi see ühiskond nagu dikteerib, näiteks lasteaed selle dikteerib, et ma pean hommikul nii-öelda 9 kuskil 5 olema. Aga see ma ikkagi, kui ma tahan, siis ma ei,
ma ei ole. Kuidagi kui mul õnnestub endal seda teisiti ajada, aga ma ei tea. Aga pigem sa töötad siis, kui sul õnnestub see teisiti töötada, siis pigem sa oled selline hommiku või õhtu inimene või? Kuidas võtta, kui on vaja, pigem õhtu, et kui läheb nagu kiireks, et siis ma hommikul ei saa üles pigem, et pigem ma teen õhtul kauem seni, kuni valmis saab. Et ma pigem selles mõttes teha, et ma olen nagu ja õhtul kodus ka, et kui mul on vaja midagi teha, siis ma teen seda pigem õhtul, mitte et alustad hommikul. Ja pista hommikust, siis jääb see tegemata ilmselt. Mul on täpselt vastupidi, et ma pigem ärkan hommikul kell 5 ja siis teen. Ma olen proovinud, aga oled proovinud? Aga siis ei tule välja? Las ta jääb. Siis on nagu see pigem. Meil on tegelikult tulemas järjekordne aksessuaari pärastlõuna 11. detsembril ja minul on plaanis sinna mõned uued asjad. Kas sul ka? Ja ma arvan, see on üsna selline pigem ka nagu selline esitlusüritus, et ma arvan, et see on nagu esimene kord, kus tuleb midagi uut välja. Tuleb midagi uut, jah. Jõuludeks ja kingitusteks. Jah, just. Täpselt nii. Et selleks ajaks on ju hea. Nii et kuulajad, kui teid huvitab, mis uued asjad meil mõlemal teile näidata on, siis tulgu 11. detsembril showroomi Pärnu maantee 20A ja saate meiega juttu ajada ja neid kõige uuemaid ja värskemaid ehteid ja aksessuaare soetada. Aitäh, Anneli! Aitäh kutsumast!